Nii. Oota, päriselt oled siin terve aja või? Kuidas sa viitsid? Ma monteerin ka, nii et mikrofonis ei ole kuulda. Ja kui mul on küsimusi, siis ta on nagu meie Jamie, vaata. Ta saab nagu uurida asju välja. Ja... Tavai, Tess, sina teed sissi juhatuse meil täna. Tän. Kolmikpauk. Mina olen Tess. Mina olen Kauri. Martinit ei ole, aga meil on stuudios Martini asendaja. Tegelikult ärme ütle, et ta on Martini asendaja. Martin solvub. Martinit ei saa keegi asendada. Ja Martin oli hirm, et äkki teda asendatakse, aga ei, Martin jättis tulemata ja me oleme siis kahekesti külalisega. Külaliseks on Rivo Roost, keegi ei tea teda, ta on täitsa tundmatu inimene. Tere Kauri, tere Tess, mul on väga hea meel siin täna olla, aitäh kutsumise eest. Mul on suur au siin olla, jah. Mulle meeldib see podcast, ma olen kuulnud. Kõiki osasid. Ma tahtsin küsida, et kui palju sa oled kuulanud? Kuulanud, ma olen Janari oma kuulanud ja siis see esimene ka. Kus ainult mind mainiti, vaata, ma lihtsalt vaatan seda, et kas keegi räägib minust või mitte ja siis ma nagu siis ma teen klippi ja salvestan sellest. Kas Mikk ütles, et sind mainiti seal, et kuula see osa ära või? Ei, ma ise vaatan neid. Kas Mikk on kõik osad ära kuulanud? Ma ei tea, mis Mikk teeb. Ma ei tea, mis isegi praegu mis Mikk teeb. Ei tea, kuule, aga te pidite Mikuga hakkama ju oma podcasti salvestama. Ja see on plaanis, jah. See on plaanis. See on viimased aasta aega plaanis. See tundub lihtsalt nii veider, et siis on nagu see podcast, siis on see podcast, siis on miljon podcasti, mida saab inimesed kuulata. Ja ma tean, te Mikuga vist aasta tagasi salvestasite esimesed osad ära või? Aga veel ei ole jõudnud üles panna. See mu arvutis, aga need on nii kohutavad, et praegu ei pane neid mitte kuskile. Millised podcast, mis see? Ma ei tea, nad midagi salvestasid seal. Ei, me oleme siin stuudios ringi mänginud küll. Okay. Ja. No siuke kivis peaga tegemine. On mul õigus? Mina ei tea. Nojah. Ei, mis teil on plaanis tõesti teha? Ja on küll, jah. Mis teie podcasti nimi on? No seda me peamegi rääkima, vaata. Peame FaceTime, peame nagu kokku saama. Ja sest ei saa üldse kokku, on ju? Ei saa üldse kokku. Tänapäeval, praegu hiljuti me ei saa väga tihti koht. Mul on häid mõtteid ka. Te võiksite panna oma podcasti nimeks Kaksikpauk. Jah, suht originaalne. Ma just mõtlesin sama. Kolmikpauk, kaksikpauk, jah. Ja Mikk on lihtsalt pauk. Mikk ja Rivo, jah, see nagu mõlemad välismaal elanud on. Et ma ei tea. Ma ei tea, kui välismaa see Soome on nüüd. Ma ei tea, see ei ole Eestis. See ei ole Eesti, kõik mis ei ole Eesti on välismaa. Jah. Fact of the day, kõik mis ei ole Eestis on välismaa. Okei. Lepime siis nii kokku. Wow, crazy. Aga see võtab energiat ja mõtlemine ja asju. Aga vaatame, tuleb mingi huvitav mõte. Siis hakkame tegema. Meil on üks inimene, kes on nagu nõus nagu filmida ja teha kõik neid asju ja aidata meid. Ja. Olega. Ei, meil on üks teine tuttav. Ma Olegi ees seda ka ütleks, aga okei. Ja. Meil on jah, et täna Oleg pani filmima. Teeme siis, proovime esimese osa koos filmimisega. Päris kindel ei ole, kas me saame selle koos videoga üles, aga... No ma ei tea. Ma tavaliselt ei vaata kaamerasse, kui ma asju teen. Ei tohi vaata kaamerasse. Ma ei tea. Sa vaatad naisele silma, kui sa temaga nagu tonksu teed. Mul ei ole naist. Täpselt. Okei, aga tegelikult nafsed, meil on ikkagi külaline ka. Kaamera. Ei, nagu, kui ma olin Armastuse Malevis, siis ma vaatasin liiga tihti kaamerasse. Ja siis ma arvangi, see ongi miks nagu minu kõige parimad hetked olidki välja lõigatud, sest ma rääkisin kaamerale sisse. Sa rääkisid kaamerale sisse? Ma keeran täitsa külje siis kaamera. Aga see on podcast, vaata, sa saad... Kas ma olen pildis või Oleg? Väga hea. Samas, mulle meeldib mitte pildis on. Kauri terve aegele pildis ja siis ma räägin seina ja Riivoga lihtsalt. Nii, okei. Aga meil olid Riivole küsimused ka. Olid küsimused lausa? Või nagu see, et kuidas ta sattus. Mis sul oli plaanis küsida? Ma ei tea, hästi põnev teema oli see, mis sa eile ütlesid, et me võiks rääkida kooli kiusamisest. Aga ma ei tea, Rivo tahab äkki ennem rääkida, et kuidas sa jõudsid stand-upini? Aga kas sul on seda varem küsitud? No jah, aga mul on nagu mitu varianti ka, nagu, millest ma saan nagu rääkida sellest. Et
sa mõtlesid mitu erinevat varianti välja, kuidas sa jõudsid stand-up'ini? jah, tavaliselt ma ütlen, sõbrad ütlesid, mine tee. See, kuidas ma rääkisin nagu kaitseväe juttusi nendel peol ja asju. Aga nagu, kui sa tahad veel sügavamale minna, siis oli see, et ma ikka veel kuulan Joe Rogan podcasti väga tihti. Kui ma tööl olin, mul oli kõrvaklapid peas ja siis lihtsalt nagu 8 tundi järjest lihtsalt Joe Rogan ja siis järgmine episood. Ja see nagu täitis kõik 8 tundi ära päeval ja siis eriti, kui tal oli koomik podcastis kõlas. Ja siis ta räägis stand-upist ja see skene ja kõik, kuidas need suhtlevad oma vahel ja kõik see nagu draamad ja värgid. Siis ma tahtsin ka nagu minna proovima nagu seda stand-upi. Mul nii huvitas see asi. Ja Eestis ma ei tean mitte midagi stand-upist ja siis ma pidin guugeldama. Siis ma leidsin Comedy Estoniat ja siis ma tulin ja tegin. Ja nüüd sa oled Maikide juht, Open Maikide juht. Ja nüüd ma töötan Comedy Estonias ka. Aasta ajaga. Kas sulle meeldib seda ju? Ja, see on hea, jah. See on hea. Mis sa tegema pead? Ma pean line-up'i tegema. Ma pean otsustama, kes tuleb ja kes ei tule ja kes saab raha ja kes ei saa ja siis kuu lõpus ma pean kogu kuu raha ära andma ja siis ma saan palka ka sellest. Ja ma maksan teise mikrijuhili ka palka, kes teeb kõik marketing ja sotsiaalmeediat. Shout out Piibe. Ja, ma olen lihtsalt henchman, no. Ma olen lihtsalt henchman. See on nagu maafia. Maafia. Ja. Tegelikult me tahtsime küsida küll selle kooli, õigus, komedi line veel. Aga jah, see ongi jah, päris põnev olnud. Väga kiiresti arenenud see komedi Eestis. Ma tulin üksi, ma olin esimene, kui ma tulin, keegi on, Kaurides, Janarit, keegi ei olnud. Ma arvasin, alguses ma pidin nagu üksi kõik hakkama saama. Ma pidin lihtsalt ülinaljakas olema ja siis vaatama mingi 5 aasta pärast, et kuidas ma nüüd oma showsi teen. Aga siis tuli Janar ja siis tuli kõik see korraldamine. No teised poisid olid ju ikka ees, kõik need vanad olijad, kes selle... Ja need vanad olijad ka, jah. Aga minu jaoks need olid juba nagu celebrity'd, vaata, siuksed nagu... Minu arust nad on siiamaani nagu celebrity'd. Ja need ongi celebrity'd. Ikka oled veits nagu, isegi Backeris oled veidi nagu eemal, vaata. Ja ma siiamaani ei räägi inimest. Siiamaani oled veits oma ette. Mul ema kuulab ka, ma pean tõlkima äkki eesti keelde. Jaa, tõlgi. Kas te mõtlesite, et nad olid kuulsad või? Kuulsad. Kauri emale tõlketund. Nii, Tessa peab tõlkima minu ema jaoks. Ema kuulab. Oota, mida ma pidin tõlkima? Celebrity. Kuulsus. Jah. Jah, need kuulsud, jah. Ai, see oli, jah, äge oli, et muidu mina olen ka teisi koomiku kuulanud podcastidest ja olin suur fänn. Käin showsi ka vaatamas nii ja siis tuled esimest korda tegema ise ja siis vaatad neile otsa, surud kätt ja annad nukke ja see on siuke tunne. Suht kõva tunne tegelikult. Jah, et oledki kuskil tippus juba. Nagu Janar ütles eelmises episoodis. Jah, ei, see on äge. Ja ühesõnaga, sina kasvasid üles Inglismaal, on ju? Jah, seda seal ma kasvasin, jah. Ja kuidas Inglismaal koolid on muidu? Kas nad on siuksed... Sa käisid mingis suures koolis? Jah, käisin high school, primary school. Palju sul inimesi oli, õpilasi? High schoolis oli nagu 1000. Mitu näiteks mitu paralleeli oli? Mitu paralleeli? Mis see tähendab? Nagu 7A, 7B, 7C. Et nagu aasta, nagu klassid kokku vaata. Klassid. Ja nagu meil oli aastadega niimoodi. Et year 7 kuni year 11. Year 11 oli viimane. Aasta 11 oli viimane klass high schoolis. Palju teil see nagu ühes klassis siis oli inimesi? Jah, ühes klassiruumis. Ühes klassiruumis? No, ütleme mingi 20-30. Siis on normaalne. Me tahtsime tegelikult kooli kiusamisest täna rääkida. Kas teil oli ka Inglismaal kooli kiusamist? Ja väga palju. Seal kaklesid neiud, noored neiud võtsid juukstest kinni ja ragistasid üksteist seal ja küüned lendasid ja mul oli ka kooli kaklus pärast. Sa ka kiusasid teisi? Kas sa olid see, kes kiusas või see, kes tegelikult nagu oli vaikselt oma ette? No alguses, nurgas. Kui ma läksin high schooli, siis kiusati mind natuke veits. Ja siis ma sain nagu vanemaks, puuberti tuli vaata ja siis ma hakkasin siukse nagu ägeda tüüpidega hängima ja siis ma olin nagu üks osa nendest vaata. Siis ma ka natuke norisin, natuke tõmbasin tilli, eks ole, mõned inimest. Kas see on õige? Kuidas öelda seda? Ei. Rebisin. Ei ole.
tõmbasin võid stilli ja tegin nalja ja isegi ma norisin ma isegi ei õpetaja. tea, mis sa öelda ma ei tahtsid saa sellega. aru, mida sa Ütle inglise keeles, me tõlgime. ütle inglise No ma keeles. ütleks, et minu norimine ei olnud nagu nii vastik. Okei. Okei. Et ma lihtsalt nagu olin natuke veits ebameeldiv mõnede inimestele. No, näiteks keegi, kes haises, eks ole. Siis ma kogu aeg lihtsalt nagu beating around the bush natukene. No, lihtsalt nagu hakkasin norima. Äkki nagu pliiatsiga torkisin teda mõni. Kas Mikuga ka beating around the bush või? Ei tea, ma ei tea midagi Mikust. Aga siis... aga see oli jah, siuke tore aeg. Õpetajad ka nagu ajasin suht närvi, visati mind klassist välja mitu korda. Ja. Kuidas hinded olid? Nagu ma sain nagu 7 hinde kokku, mis ma pidin nagu high schooli lõpus kokku saama ja siis ma kukkusin läbi matemaatikat. Same. Ja siis geograafi. See on nagu nii veider, eks ole. Ja midagi veel. Aga jah, midagi ma veel kukkusin läbi, ma ei mäleta, aga jah. Kauri, kuidas sul kooli ma kiusamisega? tahtsin Rivo käest veel küsida huvitav küsimus, ma pärast räägin. Aga ei, meil on praegu kooli kiusamised. Jah, ma tean. Kas siin noriti sellepärast ka, et sa oled Eestist või? See on hea küsimus. Mitte eriti mind noriti sellepärast, et ma ei mänginud jalgpalli. Päris palju kuti mängisid jalgpalli ja ma olin nagu üksi, ma mängisin korvpalli, vaata. Ma nagu kuulasin räppi. Freak! Ja ma olin freak ja ma mängisin korvpalli ja läksin närvi ja kogu aeg ja ma olin nagu siuke short-tempered. Kogu aeg nagu läksin närvi ja. See ei tundu üldse nagu see vend, kes närvi läheb kergesti. No ma olen aastaid rohkem pihku pandud. Seda on näha. Jah, et jah, kui alati on sul närvid läbi, siis pane, tee midagi. Kas teil oli koolis oli neid mustanahalisi ka? Mul ainult 2 oli. Ja nad mängisid ka korvpalli või? Ei mänginud. Need oli Portugalist. Nad mängisid jalgpalli. Jah, väga hea. Okei, ja sina mängisid üksinda korvpalli ja läksid närvi? Jah. Ei, ma mängisin tiimis ka teistega, aga ma ei tea, ma ei ole kunagi nagu tiimiga nagu hästi nagu kokku saanud. No, tead see perse plaksutamine ja see duširuumi nagu homoseksuaalne käitumine värki. See lihtsalt ei olnud minu nagu teema väga. Ma ei saanud nagu nende poistega, ma ei hakanud nagu pärast trenni nendega hängima. Ma läksin koju üksi ja hakkasin arvutimängi pelama ja äkki üks sõber, kellega ma läksin külla ja mängisin arvutimänge tema kodas. Kui kaugel sa koolist elasid? Mingi 15 minutit jalgrattaga. Päris lähedal ju. Jah, üks suur pikk tee. Jah, üks maantee. Aga jah, siuke ma olen... Kas sul oli suur kodu või? Sul oli oma tuba seal päris või? Alguses ei olnud. Kui me kolisime perega Inglismaale, siis oli 2 tuba. See oli ühes toas oli mu õde ja tema mees ja siis teises toas oli mina ja ema ja ma olin emaga samas toas 2 aastat elasin jah. Okay. Kuni ma olin mingi 13 5-13 jah. See oli siuke nagu lapsepõlv, näiteks ausalt. Ma oleks ka tahtnud. Kui suur see tuba oli siis? No tegelikult see oli suht suur jah, minul oli voodi ühes nurgas ja siis tal oli nagu üks suur voodi keset tuba ja siis oli jah, nagu jah, aga raske oli jah, ei saanud nagu tahtsin nagu pelada ja karjuda ja peksta lauda. Sa pidid suht hästi käituma ka ja sa ei saa nagu mingi kodust välja ära joosta või midagi. Ja ma olen mitu korda jooksnud kodus ka väljas ja taldrikud on nagu lendanud ja kõik asjad ja see oli, ma olin jah väike kakaratas, ma ütleks ausalt, kui ma noorem olin. Kakaratas, jah. Aga su õde ei räägi üldse eesti keelt? Räägib jah, ta ka Kivilist. Kõik olime Kivilist, kui me läksime Inglismaale. Ta mees ka Kivilist. Siis nad on puhta eestlased ju. Jah. Aga lahe. Ja elavad praegu Inglismaal? Elavad jah. Veidi õlised eestlased, aga... Õlised? Kiviõlist vaata. Tõesti tegi nalja nüüd. Ei, see oli vähe koomik, vaata. Eile ka läksin lavale, esimene asi, mida ma üritasin teha, et Rivot roastida. Ma ei tulnud välja. Kõik oskavad väga hästi. Dan kutsus mind lihtsalt tuurile, et tema seti alustada lihtsalt minu röstimisega. See lendab peale iga kord ka.
väga suure naeru saab. See on nagu hea viis, kuidas alustada oma tuuri. Ma teen mingi pekis 15-minutine seti ära ja siis Dan tuleb pärast lava peale nagu see Rivo Roost, vaata ChatGPT, lihtsalt kogu aeg. Aga töötab? See töötab jah, see on alati bänger jah. See on nagu Rivol on see ChatGPT, mul on see delikatess asi, vaata. Tahtsingi tegelikult seda küsida, kuidas Tänni tuur läks. Jah, see oli main küsimus. Muidu me hüppame. Räägi. Kui sa hakkasid rääkima Tänni tuurist. Rahulik jah. Ma enne arvasin, et kui ma lähen tuurile koos Tänniga, siis hakkab nagu mingi möll või mingi mingi joomine või midagi või mis iganes on. Väga rahulik. Väga rahulik jah. Enamus aega olin kaine jah. Aga Tän? Jah, ta oli kaine jah. Täitsa kaine ja pani oma seda. Tal on see lavariietus ka, vaata see korralik särk, püksid ja tossud ja siukene nagu formal wear ja. Ta oli väga professional jah. Ja lihtsalt tema set on nii pikk nagu üle tund. Nagu open mic'id. Et siis ongi nagu sa lihtsalt istud backeris nii kaua, kui see nagu ära lõpeb. Aga see nagu ikka väga naljakas set on tal ja. Isegi mu vend ja tema naine ja tema nagu sõbrannad läksid Rakveres vaatama meid Rakvere teatris. Ja Wunderbaari olen mingi 4 korda nüüd teinud. Wunderbaar edasi-tagasi. Olen seda teinud mitu korda. Kui sa peaksid valima, kas see ligipääsetavuse tuur või Tänni tuur? Kumb sulle, nagu kuidas sulle kummale laval, nagu kummal showdel sul meeldib laval rohkem käia? Jah, ma arvan, et ligipääsetaval on oma rahvas. Nagu ma arvan, et ligipääsetaval on kõige raskem Eesti publik. Ma ütleks ausalt. Tänni tuuril oli lihtsam publik. Võib-olla sellepärast, et nad teavad, mis stand-up on. Jah, sest meie see ligipääsetav inimesed isegi nagu ei teagi, vaata. Ma olen uksel olnud ja inimesed ei tea isegi, mis QR code on või pilet või midagi, nagu lihtsalt tulevad rahvamajja ja tahavad istuda. Seal on väga palju nagu vanemaid inimesi ja igasugust segu, eks ole. Ja kes tulevad tasuta vaata, ma ei tea, see tasuta ka on üks osa, et äkki meil ongi nii hästi läinud, see on tasuta, ma ei tea, kuidas see raha nagu mõjutab inimese nagu reaktsiooni. Aga Tännil ma ei tea, Tänni tuuril ma nagu julgen rohkem ropp olla, sest kui ma olen kuulnud tema setti, siis see on nagu väga siuke nagu kangem kraam. Ja, et ma ka nagu tundsin nagu, siis nagu meil on nagu lapsed vahepeal nagu seal ligipääsetaval päris palju olnud ja mis iganes ja heklerid on ka olnud meil väga tihti ligipääsetaval. Tänni sul väga nagu heklerit ei ole, äkki üks naisterahvas oli üks kord mingi eesreas midagi, tema fänn või midagi tahtis juttu rääkida, vahele segada. Sinu fänn on ka olnud seal Tänni show'l? Sinuga tehaks ka pilti seal? Ei, see on Tänni show, ma olen peidus ja backeris või tegelen nagu tehnikaga, ma ei sega. No sest üldiselt ju plakati peal ei ole näha, et Rivo soojendab. Ma mõtlesin, et on nii kuulus, et kõik teavad seda ja siis tulevad Rivoga pilti tegema. Ja no, Tänni, minu vibraator on Pepu on. Aga Tänni tuuril on olnud inimesed, kes teavad mind ka. Seal oli isegi, no kui me filmisime Merekultuurikeskuses, siis kui ma olin Armastuse Malevis, see sama kaameramees oli seal. Mingi kaugelt karjus, siin on see... Mis on see kuradi? Telestar, siin on Telestar ka kohal ja ma keerasin selgumine ka, see on see kaameramees, kes teab mind. Ja see sama kaameramees, kes filmis mind Ardo soojendamisel ka, ta on 4 korda nüüd soojend. Oh my god, mul on äratus kell, vabandus. Nüüd ärkaksid tavaliselt ja läheksid maikile. Jaa, see ongi minu režiim nagu. 18.51. Jõuan. Isegi mitte 50, 51, ei ole isegi 0051. Välja arvestatud. Või see oli kogemata. Sa tahtsid vinklisse ka minna täna või? Ei taha. Mul on chill praegu. Võtan rahulikumat. Nii palju asju. Õige ka. Muidu põled läbi ka veel. Närvid läbi ja asjad, jah. Pikalt haige olid ka siin eelmine nädal, jah? Olin, jah. See oli kõige raskem aeg, jah.
füüsiliselt ja psühholoogiliselt ja kõik ja tõmbas nulli mind. Tahad sa rääkida pikemalt sellest? Ma tahtsin tegelikult ühest muust asjast rääkida. No räägi nüüd. See, et miks me üldse Riivot tahtsime podcasti kutsuda. No räägi ära. Sellepärast, et Riivo oli põhjus, miks ma hakkasin stand-upi tegema. Beach Grind. Beach Grind, jah. Beach Grind. Jaa, me võtsime sind peale sõpradega, on ju. Jaa, aga enne seda. Enne Beach Grindi? Ei, Beach Grindi ajal. Me nägime ju keset seda kontserte. Kartuun oli vist laval või? Aha. Ja siis me lambist nägime, Riivo pole siin mingi 3 kuud näinud. Kuidas läheb? Aha. Sõpradega siin. Okei. Ma ei mäleta, mis meie vestlus oli. Ja ma väga selle eelmise aasta Beach Grindis väga ei mäleta. Siis me jalutasime ringi seal, satsisid vist oma sõpra midagi, siis rääkisid, et ma olen nüüd maikide juht ja bla, teen kõvasti maike. Ma ütlesin, okei, cool. Et ütlesin, ma olin vist keset päeva, olin veits purjakil ka ja siis ma olin nagu, ma tulen ise ükskord ka lavale, vaata. Vend võttiski nagu sõnasabast kinni, ütles, et davai, tule, ma panen su kirja. Jah, see rohkem, see uhkem. Ma arvan, et see on, kui sul on juba see mõte peas, et sa tahad tulla ja teha, siis eriti kui sa minuga isiklikult rääkid ja isegi kui sa tuled mikrile, ma ainult vaatan midagi julge vaata, ma olen nagu, sa oled kirjas. No tegelikult see oli see tagasi said Tallinnasse, mis ma olin nagu, et okei, ma päriselt pean tegema, sest siis hakkasid rääkima, et tule tee, meil on naiskoomikuid juurde vaja. Ja sa rääkisid sellest, et sa käisid just malevat tegemas ja mis kõik ees ootab ja. Et jah, see on tore. See oli lahe. See oli jah see periood, kus Rivo rääkis, et ta on varsti staar. Ja. Eesti kõige kuulsam inimene. Ja ta võidab armusse maleva ära, siis ta saab 10 tonni. Ja siis ta on uus Ari. Ei tea sellest. Ei tea. Oli. Mina mäletan seda aega. Kui ta rääkis. Jah, ma olen väga palju rääkinud, jah. Ja siis Rivo rääkis mulle ette, kuidas ta pani armasse malevas niimoodi hullu. See on nagu jõõke. Ta nagu niimoodi viskas nalja kogu aeg ainult pull käiski. Ja siis vaatan armasse malevat juba 3. osa, vaatan, Rivo pole ikka nalja tekkinud. Ma mõtlesin ka nagu, kuna ta tuleb juba, ootan tükk aega mingi 5 episood juba sees ja mõtlen, et okei, ikka ei ole nagu nii vähe ekraani aega. Ma ei nagu ootused olid palju kõrgemad. Jah. Ma ei tea ka, jah. Lõigati välja. Tegelikult see lõigati välja kõik. Vana vaatab lihtsalt kaamerasse, murrab selle breaking the fourth wall, vaata. Ma vaatasin kogu aeg kaamerasse. See režissöör ka ütles, et ära vaata kaamerasse, kui sa räägid. See on nagu väike laps, vaata, et ära tee. Ja siis ma nagu ikka veel vaatan ka. Ja siis ongi nagu enamus asjad ongi välja lõigatud. Aga ma ei tea, mis nende nagu see angle, mis see nagu oli nendel režissööritele. See hooaeg oli nii korralik, mingit paska sisse ei jätnud ja oligi lihtsalt üks sujuv film, süüke nagu. Igas olukorras oli muusika ja ilusad kaadrid, aga sittagi ei toimunud nagu. See oli lihtsalt ilus midagi vaadata. Kõige põnevam oli see uus kutt, kes tuli korraks. See, kes mootorrattaga oleks matsa pannud? Ei, see pikk poiss, kellel oli. See oli päris hull. See ka, ja ei, ma mõtlesin see esimene poiss, vaata, kes oli see, kes sellele blondile trukule. Jah, Fred. No ta oli konkur, ta oli jokker, kui me nägime tema kaugelt, ma olin nagu, oi, siin hakkab mingi jama pihta. See vend võtab kõik naised ära. Ja mis see tulemus oli siis? 0. No penguinid surevad ja refid põlavad ja mulle meeldib drifti panna ja autosi kapotitada, mis see sõna on see? Putitada. Et jah, see... Tahaks ühte autot kapotitada. Mul langeb kogu aeg ära see. Jah, seal on üks väike gruvi seal, aga sa... Niimoodi juhtub asjadega, mida sa näpid. Ma tean, jah. No jah, aga oli tore, jah. Seikluselu on seiklusi täis. Ei, kas need olukorrad polnud imelikud? Need reklaamkohad, vaata, kus te pidite seda lubimörti reklaamima. Vaata, olite seal kõik arvuti taga ja siis
kes see oli see pealik teil seal see? Jaa. Näitab, et tule siia. Tulge tellime kõik koos Lubimärti. See nägi nii naturaalne välja. Ei, see oli väga. Lubimärt. Ma vahest vaatan neid kaadrid ka, kus ma nagu kuskil nagu lihtsalt olen vastu seina või midagi ühe käega, hoian mingi teeningust kinni või midagi. Ma panen tähele, et mu küünarnükkid bändivad rohkem kui 180 kraadi, vaata. Need lähevad nagu üle. Ja ma nagu kogu vaatan, see on nii rõve, lihtsalt vaatan, kuidas mu käsi on lihtsalt nagu pooleks seal nagu niimoodi. Ma mõtlesin, et AI-ga tehtud midagi. Ei, see on nagu mõned klipid väga häirisid, kuidas ma lihtsalt jah. Ei, see on hea, sest et Rivo on ise nagu ChatGPT. Nüüd Rivo räägib ausalt ära tegelikult, nagu Armastuse malev oli ka AI-ga tehtud. See oligi jah. See on päris. Aga ma ei tea, ma arvan, et ehmatas mind kohe esimesel päeval ära, kui nagu Indra, see esimene naisterahvas, kelle ma koos olin. Nagu ta üldse ei maininud mind nagu öösel ja pani ennast lukku. Ja ma olin nagu, see ei ole nagu mingi Love Island, vaata. Ma kus... Ta ootas seda tsikli venda, vaata. Su mikker jälle jamab. Ma ei tea. Sul on mingi juhe. Alati minu mikker jamab nagu. Ma ei tea. Eelmine kord, kui see oli Janari käes, siis see ei jamanud. See sama mikker oli, oli jah. Jah. Sest Janar ei näppinud seda, vaata. Ma ei näppingi praegu, ma olin jumala chill. Äkki juhet. Näppisin ennast. See oli küll... see juhe on vigane. No vahetame pärast ära. Ma praegu saame hakkama. Yeah. Kas Kauri seda peavigastust on kaameras näha või? Ega kas Kauril on peavigastus? Ma olen täitsa kaadrist väljas. Sa oled sees küll, aga lihtsalt täitsa väljas. Okei. Aga mis su küsimus oli, Kauri? Ma ei mäleta, no. Indra, ma tahtsin öelda seda, et Indra ei tahtnud sind, sest et ta ootas seda tsikli venda, vaata, sest ta erutab ainult selle peale, kui ta peaaegu matsu paneb kuskil. No see oleks hea esimene nagu viimane episood Indra ja Rainis. Lihtsalt läksid tsikliga sõitma ja siis enam tagasi ei tule, need on emos. See on nagu mingi Dr. House'i episood, lihtsalt tuleb uus seriaal. Indra otsustas seriaali vahetada Armastuse malevast Dr. House'i. Jah, et nagu see oli crazy. Ma isegi ei teadnud, et see juhtus, kui ma pärast vaatasin. Ja see vend oli nii chill, ta nagu, mul juhtub see suht tihti. Mul juhtub see kogu aeg tegelikult, ma lihtsalt jah. Ma ei tea, mida kõik on chill. Vastussuuna vööndi Kawasakiga. Jube, noh. Jah. Aga ma ka nagu, ma olen nagu tuss ka, nagu ma ei julgenud, ma oleks nagu rohkem julgem olnud. Nagu Maksim, on ju. Aga kas kaamerate ees olemine nagu tõmbas veits junni jahedaks ka alguses või? Ei, ma arvan lihtsalt need inimesed tõmbasid junni jaheks. Ma mõtlesin, et nagu naised, kes lähevad sinna nagu mingid hullud, vaata. Mingi lihtsalt nagu joovad, panevad möllu. Nagu mina. Aga nagu need olid nii korralikud ja nagu kaine, noh. Kartslased. No, mis see sõna on? Kartlane või mis on? Kartslased, jah. Kartslased raisna. Jep. Nagu Indralik, eks kartslane. Kartslane. See on vana kartslane. Ja nagu mis sa kartslasega teed, vaata. Pane jooki, me oleme telesaates, pane jooki midagi, nagu mul on anxiety attack praegu. Palun, jah. Ma mäletan, et keegi ütles, et ei tea kaua Rivo need mispronunciationid, et ei tea kaua need välja veavad, vaata, et kaua need naljakad on, need ikka veavad. Tuleb juurde kogu aeg. Need lihtsalt tuleb, ta vend lihtsalt toodab, vaata, ta ongi ChatGPT, lihtsalt ütle mulle, mida ma saan eesti keeles valesti öelda ja ma ütlen kaputitavad karstlased. Mis on veel oli? Jah. Midagi oli veel vahetel. Kuule, oota, kes sina olid finaalis, mis ta nimi oli nüüd? Kadri, jah? Kas te olete Kadriga kokku ka saanud veel? Jah. Sain kohe pärast saadet kokku temaga. Koliste kokku? Ei, nagu ei teeme, lihtsalt saime ikka nagu, me saime mitu korda kokku, jah. Pärast saadet, jah. A nüüd suhtlete kellegiga sealt ka või? Maksimiga suhtlen. Ilmselge. Küsib raha. Kuule mees, 10 ei ole. Aga ma ütlen, ei ole, mul ei ole 10 anda. Endal on 50 senti arvel. Jah, aga ärikontol on teine lugu. Mul on ärimees, nüüd tead seda. Mis su ettevõtte nimi on?
lihtsalt Rivo Roos Comedy. Iga. Aga ma oleks pannud Rivoluut, on ju, või midagi sükust, aga no nime saad ka tulevikul vahetada. Kaputt OÜ. Kapotitamine. Ei kaputt. Kartslased OÜ. Karstlased. aga ja lihtsalt Kädriga ma nagu mõtlesin, et on midagi ja siis nagu lõpuks, no ma ei tea, ma tundsin, et ei ole nagu väga suur nagu pingetama vastu. Ei ole nagu nii suured tundeid on vähe tänapäeval. Kellel enam neid tundeid vaja on? Karjääri tuleb teha. Ma ei teagi, mis seis sul praegu on. Praegu sul on tunded kellegi vastu? On, aga raske on olnud. Rasked tunded? Raske on olnud viimati, jah. Okei. Lihtsalt vahest nagu tunnedki, nagu sul ei olegi enam tundeid nagu. Aga sul on. Aga sa lihtsalt on nagu laisk, vaata, ei viits midagi teha. Lihtsalt nii palju asju peab tegema elus, jah. Sellepärast ma ei tegelegi meestega praegu. Naistega on raske juba, jah? Jah, on raske. Raskem, kui ma arvasin. Et ma olin üksi suht pikalt ka. Nagu 4 aastat olin üksi. Ida-Virumaal elasin, tegin välitööd. No mis seal naiste valik on Ida-Virumaal? No mingi punaste juukstega või midagi sükest, kes töötavad koopis Läti taga. Seal püssikoopis on üks punapea, kes töötab seal. Teest, ta ei ütle midagi pahasti punapeade vast. Ta lihtsalt ütles, et seal on punapead. Seal on punapead päris palju, jah. Nagu vaata, nüüd ma tegin seda hingamist. Nüüd ma tegin seda hingamist. Nüüd. Kusjuures ma täna kuidagi ei olegi vaadanud sulle silma. Ei ole üldse hea, sa vaatad ainult Rivole otsa. Ja, tead, kui hea on rääkida, kui keegi ei pöörita silmi. No, Rivo lihtsalt on paigal. Ei, Rivo, sa ei kujuta ette nende kahega teha podcasti. Nagu mõlemad on kogu aeg telefonis nagu praegu. Mul on küsimused ees, mida Rivolt küsida. Otsivad laest vastuseid kogu aeg. Ei, nii, okay. Ei ole. Aga jah, suhted on raske hoida, eriti kui sul on töö, siis on comedy. Meelelahutus business üldse nagu. Jah, see on nagu, võtab väga palju energiat ja sa pead keskenduma nagu full nagu ühe asja peale korraga. Ja stand-upiga, sorry, ma pean lihtsalt ütlema, et stand-upiga on ju see ka, et sa pead andma 100% endast ja sa pead väga pühendunud olema. See on hullem kui mingisugune arstiteaduskonda võib-olla ei ole, aga nagu see on umbes võrreldav arstiteaduskonna või juristi ametiga. Sa pead nagu 100%, sa pead kogu aeg lihtsalt genereerima. Ja võõraste inimestele ka, vaata. Jaa, täpselt. Ja siis sa lähed koju naise juurde ja siis oled nagu... Sa oled nagu tühjaks imetud, lihtsalt sa ei jaksagi. Mul on täpselt sama, ma joon iga päev koju voodisse. Mitte midagi muud ei jõua teha. Mul on lihtsalt veel kool. Mul on ka. Lähen koju, lihtsalt tahaks magama minna. Täiesti lihtsalt. Lähen vaatan, kilpkond õnu vaatab mulle lihtsalt akvaariumist. Jälle tahab süüa. Sul on kilpkond või? Jah. Ma olen rääkinud mingi 2 korda. Ei, ma ei ole. Ma esimest korda kuulen. Okay. Mul oli ka kunagi kilpkonn ju. Teate, miks ta ära suri või? Sest sa panid ta päikse kätte. Oli nii või? Ta suri nälga. Ta suri nälga. Meil elasime veel 5 siis mina, mu 2 vanemat venda, mu emps ja paps. Ja siis... kilpkonn 3 aastat olnud, sest minu tuba oli eraldi, vennad olid vist elutoas magasid, ma ei mäleta kuidas. Ja lähen elutuppa ja ütlen, et kurat, kes see jälle täis sittus, vaata, nii rõve hais on, vaata mõlemale vennale otsa, kes peeretas, vaata, et nii rõve on ja see hais ei lähe ära ka, tema akna lahti, mitte midagi, keegi ei saa aru, mille see asi on, ja me mingi ema vist pesi ja põrandad ka ära, vaata. Lasime õhu värskenda, et mitte miski ei toimu. Ja siis mõtleme, kus see hais tuleb klaveri juurest, kuskilt alt mingid hiired ja rotid. Ja siis keegi ütleb, et kuule, kilpkonna sinna kasti keegi on vaadanud. Ja mingi mädanes. Te unustasite kilpkonna üldse ära või? Keegi ei andnud talle süüa. Oi, Aga kilpkonnadel on minu arust see, et nad saavad mingi nädal aega ilma söömata olla. Põhimõtteliselt. Seedesüsteem töötab. Neid on erinevaid ju. Meil oli pisike söke. Siis ma viskasin ta pärast sinna prügikasti, vaata see suur tumeroheline konteiner kilekoti sisse panin ja viskasin ta prügikasti.
mul on sorry, mul on see kilpkonn, kes ujub vees. Noh, vahepeal käib maa peal ka, aga noh, ta ujub ringi, nagu akvaariumis, nagu kala, ja et ta nagu ei tüütaks mind, siis ta on pandud nagu vannituppa. Ja siis iga kord, kui ma situn, siis me vaatame üksteisele. Ta peab seal sita haisu sees ujuma, va? Vähemalt on see sita hais, mitte mõtle, kui palju laiba hais. Erinevaid inimesi see kilpkonn on näinud paljalt. Vähemalt ei ole kass, vaata. No mul on kass ka. See on ka vaatanud sind sittumas. Kass on õues. Rivo, sul on kunagi koduloom olnud või? Jaa, väike koer. Kas ta vaatas sind kunagi sittumas või? Ma arvan ikka, jah. Väike siuke, ma olen vaatanud teda hästi palju sittumas ja ma arvan, et kui me vaatame üksteist, see on nagu bonding, vaata. Ta ei oska keelt rääkida, aga te saate aru, et noh, mees situb normaalne, noh. It's time. Jah. Jep. Kas sina olid see, kes käis koeraga õues Inglismaal? Vahest jah, ilma rihmata ka, väga tubli, väike kuts. Üldse ei jooksnud ära või midagi ja kogu aeg kuulas sõna ja. Ja. Ta on praegu ka ikka veel elab, ta mingi 14 peaaegu 15, Yorkshire Terrier, väike teacup terrier. Ta on elus veel või? Jah, ikka veel elus. Kus ta elab? Ta elab maal seal, ema seal mehe juures. Eestis siis? Inglismaa. Jah. Jänes on olnud. Lionhead. Nagu lõvi jänes. Kuulas ka sõna või? Ta ei saanud aru. Ta ei saanud sittagi aru. Ta on nagu naised su elus, vaata. Jah. Ta lihtsalt trambis oma käpasi kuuris ja tegi nagu paugutamishääli ja oli nagu, aga ta jooksis väga hästi kiiresti ringi. Oota, mis hääli ta tegi? Ta nagu paugutas käpadega, vaata nagu trš. Ma ei tea, kas sa tead, et jänesed teevad seda. Nüüd sa tead. Paugutavad, jah. Paugutavad. Kuuris lendab hein igal pool laiali. Okei, no nii. Jänese kilpkonn, koera jutt, mis meil veel on? Loomade varjupaika korradi episood, täna räägime veel, mis koduloomi meil veel on. Kauri, sul on mõni lehm? Ei, Kauril on lehm. Ei ole. Mul olid kunagi kanad. Sellest me oleme siin juba rääkinud. Kui sul oleks lehm, siis ma oleks kohe su meheks võtnud nagu. Aga kuna sul ei ole, siis magasid maha selle võimaluse. Sulle tegelikult ei meeldi lehmad, ma arvan. Sa arvad, et sulle meeldivad, sest sul ei ole kunagi olnud lehma. Mu vanaemal oli. Ühesõnaga, Rivo, tegelikult see küsimus kõik võivad vastata. Mis on kõige veidram olukord publikuga olnud? Veidram olukord publikuga olnud? Ma ei tea, nagu näiteks, kui keegi sai valesti naljast aru või mingi hekler või midagi siukest. Me oleme vist ise Kauriga arutanud juba seda teemat, aga mis sul on olnud? Ma ei tea, mul väga nagu neid momente, ma tegin üks päev stand-upi Jõksi Winkelis, kui ma pühapäevati tegin showsi. Läksin üksi sinna ja siis olid lihtsalt laud täis mingi purjus mehi, kes tulid siis, lihtsalt niisama sinna. Ja siis ma hakkasin kütma, poisid sai kujuta ette, kui ma hakkasin kõik need head naljad küttama nende vastu. See oli jah, mäletan, tund aega tegid siis üksi. Jah. Aga sain nende respekti ka. Ja ma tegin ühe nagu mandariini nalja ka, mingi homo mandariini nali, ma ei tea, mis sa tead, kui te teate seda. Ei ole kuulnud. See on siuke, vaata, et kaks nagu gei inimest istuvad kodus ja nendel on nagu igav ja siis üks vend hakkab, teeme midagi ja siis hakkavad nagu hakkab nagu perse toppima ükshaaval asju ja see teine vend peab nagu arvama ära, mis asi see on, eks ole. Ja siis see nali tehti mulle tegelikult Kaitseväes saunas. Ja see nali lõpp ongi see, et ta järjest nagu võtab, see on õun ja see on ümmargu nagu õun ja siis viimane ongi nagu see on nagu, mis see väiksem kui apelsiin on? Mandariin. Ja kui sa ütled mandariin ja siis see vend, kes ütleb seda nalja, ütleb, vanapede ikka teab, eks ole. Ja need tegid seda mul Kaitseväe saunas ja ma olin täiesti, see on kõige parim nali, mis ma olen elus kuulnud. Mis see siis oli, ikka teab? Vanapede ikka teab. Vanapede ikka teab, vaata. Kui nad sulle Kaitseväes saunas seda nalja tegid, kas see oli teoorias või praktikas? See oli mõlemad. Mõlemad?
ei, see oli teoorias. Ja siis ma tegin seda sama nalja nende purjus tüüpidega Winkelis. Teoorias või praktikas? Tegin crowdwork, no mis on see väiksem kui apelsin ja siis vend oli nagu mandariin ja siis ma nagu, vene pead ikka teab ja näitasid mulle nukki ja kätte ja siis oli minu show tehtud seal Winkelis. Ja tehniliselt sul on esimene tund tehtud. Jah. Nice. Aitäh. Respect. Aga see on olnud minu nali, see oli lihtsalt mingi vana, mingi sükene juba tehtud nali. See on mu lemmik so far. Kauri, sa ei ole Winkelis teinud üldse kunagi või? Ma olen seal käinud korra vaatamas. Kunagi ammu. Kauri kardab inglise keeles teha. Kardan, jah. Sama. Räägib inimene, kes on mingi 100 aastat Inglismaal elanud. Jah. Eelmine kord läks hästi, sa pead nagu Winkelis on siuke crowd, sa pead openima mingi crowdworkiga, sa pead seda jääd sulama seal. See on nii väike ruum kuidagi, nagu kuskil vannitoast, eks kellegi stand-up. Ja enamus on eestlased ja siis on nagu kui on nagu üksik inimene, kes ei ole Eestist, küsid, kust ta pärit on, mis tööd sa teed ja siis nagu hakkad nagu crowdworkima. You guys, you're from Texas. Ja. Ma tegin seda Texas accenti, endal oli pool pudelit viinal. Jah. See oli lahe. Sind läksid kaasa ka sellega, ma arvasin, ma riffisin täiega. Pärast vaatasin, et ei olnud nii hea midagi. Winkle praegu käib ka. Jah, käib. 7 hakkas või? Benjamin Heckscher on host. 8 hakkab ju. Sten Erik on host ju. Ei, ta on haige täna. Okei. Või hakkab kell 8, ma ei tea. Kell 7. Tavaliselt. Kas meil on, ma ei tea, 8 vist ikkagi? Ei, hakkab 8. Kas meil on kuulaja küsimusi ka tulnud? Ei. Ma ei küsinud seekord. Martini käes on see eema. Martini käes. Martini tulnud täna sellepärast, et tal on onu laste sünnipäev. No siis küll, siis on aru saada. Väga, väga tähtis. Väga tähtis. No ma ütlesin lihtsalt, et me peame ikkagi episoodi tegema, vaata. Me oleme siis kas või kaksikpauk. Aga peab. 2 pauku, 1 tühi pauk. Jah. 1 auk. Rivo, räägi mingit Inglismaa lugu veel. Ma tahaks seda Inglismaa kohta ikka teada. Okay. Meil oli ükskord Möku baaris oli 2 Inglismaa poissi. Vaata, mäletad, kui Maidukiga jäime. Jah. See oli 2 Inglismaa poissi. Ja siis üks raketiteadlased vist oli, või raketiinsenerid. Nad küsisid, üks neist kirjutas mulle hiljuti, et kuule, et kas teil on sõbraga ikka veel plaan Manchesteri tulla. Ma ütlesin, oota. Ja, meil oli jutt jah, et me läheme Manchesteri külla neile. Järgmine nädal või 2 nädala pärast, ja me tuleme. Ma sain aru, et tegelikult pole aega väga. Saite hea sõbraks. Saime hästi Kauri sõbraks. Kauri oli rohkem seal excited selle üle. Nad olid nii siuksed nagu tõelised inglise inimesed. Tegi viisakad ja... Ma ei tea, ma ei mäleta väga. Ja see aktsent oli äge ja... Vist küll, jah. Sõbralikud. Väga sõbralikud. Nende kõikide podcastide pealt jääb mulje, nagu ma ei mäletaks kunagi mitte midagi. Ma joon nagu mingi viimane parm, aga... Eks mitte päris viimane parm, aga... See on noorte elu. Noorte naiste rahva elu. Enam ei joo nii palju. Ta hakkab juba jah keskikka jõudma. Me oleme Tessiga peaaegu sama vanad. Mis on nüüd Tess? See tuli šokkina sulle nüüd või? Ühesõnaga Inglismaa noormehed olid seal ja nad ei olnud üldse nagu sina. Sa alguses, kui sa tulid, või kui mina tulin open mic'ile, siis ma vaatasin, et see Inglismaa, see vastik nõme Inglismaa kutt. Aga nüüd ma saan aru, et sa ei ole üldse seda tüüpi, et sa oled ikkagi täitsa Ida-Virumaa. Pigem Ida-Virumaa ja lihtsalt väga imeliku aktsendiga. Jaa. Mulle pole tegelikult inglased kunagi väga meeldinud. Sama. Sama. Miks? Sest need on värdjad kõik. Ma kritiseeriks nende toitu kõige rohkem. Ei, mul on head sõbrad, kõik parimad sõbrad Inglismaa, aga lihtsalt lärmakad inimesed. Enamus on suht lärmakad ja
Nad on kõvad jutumehed, vaata, siuksed, kogu aeg räägivad. Ja meil on turismitalu, on ju. Teadsid? Ja siis meil on, tegime neid kanuumatku ja kui ma olin väike poiss, siuke 13, 14, 15, siis ma pidin neid vee peale saatma, inglise keeles rääkima nendega. Ja need on siuksed kõvatajad, vaata ka, oi, ma lähen ja ma teen ja oi, et ära sa üldse räägi, küll ma oskan, ja siis jõuavad vee peale ja siis nad ei saa midagi aru, kuhu nad sõidavad, siis on paanika, vaata. See on nagu tavainimene, kes tuleb open mic'ile. Jah. Jõuavad lava peale või siis jõuavad vee peale, vaata, oh shit. Okay. Ja üks asi, mis ajas veel täiega närvi, oli see, et need inglise poisid, kes sinna tulid kanuuga sõitma, nad olid alati nagu kõige ilusamate Eesti tüdrukutega. Aktsent. See ajas nii närvi. See on see aktsent. Mida te tulete siia nagu meie tüdrukuid võtma? Võtke oma Inglismaa tüdrukud kaasa. Seal on kõigil hambad viltu. Ei saa. Või ma ei tea, võib-olla ei ole. Kas Inglismaa tüdrukutel on hambad viltu? Ei, äkki vanasti ikka, jah. Nüüd on nagu parem? Jah. Okay. Olukord on oleneb, mis kandis sa vaatad neid, mis kandist need pärit on, eks ole. Sa pead natuke veits nagu uurima. Aga enamus on nagu süksed ilusad, jah. Ma mõtlesin, kui vaatad külje pealt, siis ei tundu, et hambad viltu. Aga kas Inglismaa naised või Eesti naised? No nüüd ta ütleb raudselt Eesti naised. Ma arvan nagu... Ida-Virumaa naised. Tal on üks praegu kodus, kes nagu kuulab. Mul meeldib nagu süksed naised, kes on nagu tantsivad? Eesti naised, kes on elanud Inglismaal ja on tulnud tagasi Eestisse. Neid on nii palju. Tegelikult Aada Nelkev. See, kes käis Rannamajas. Ta on nüüd kihlotud. Ta mõtleb praegu seda Armasse maleva Inglise tüdrukutest. Kes see oli? See... mingisugune. Margot. Ta elas USA-s, jah. Sama. Okei. Jah. Miks sulle just need meediad, kes on käinud ära? Kas Eesti tüdrukud, kes ei ole Inglismaal käinud ja kas nad on liiga maakad sinu jaoks? Ei. Me lihtsalt on nagu mõned nagu laste süksed nagu mälestused sellest. Okei, siis ühised mälestused. Ühised mälestused, jah. Ühised traumad. jah. Saate bondida, traumabondida. Jah. Et need meeldib, aga mul meeldib ükskõik. Ma ei pirtsuta. Ükskõik paar. Mulle ka. Aga jah, mis küsimusi sul veel olides? Küsi meie käest. Kas oli üks küsimus? Jah, ei, veel on selles suhtes. Okay. Nii, mis on asi, mida sa teed, aga ei taha tunnistada? Näiteks mingi halb harjumus? No ma ei tea, kas nagu näiteks kui sa pepod nühkid, eks ole? Perset sügada. Et kui jäid WC-s, kas sa nagu tõused püsti? Ja pühid. Või sa istud ja pühid? See on mingi Miikal ja Mikri küsimus. On vä? On vä? Ma olen kõik ma tõusen püsti ja pühin. Ma ka tõusen püsti. Nagu sa pead püsti tõusma. Kuidas sa saad... Kuidas maal teed? Täpselt see sama dialoog ka ju. Teate, kuidas mu vanaema pühkis? Ta oli väga suur, 120 kilo naisterahvas ja ta... Oleks see. Ja diese bon appetit. Sorry, ära kuule. Ühesõnaga, vanaema oli hästi suur ja ta ei ulatanud ise. Ja siis tal oli... me mõtlesime tükk aega, et miks seal WC-s radika peal kuivavad siuksed riideribad. Need on korduv kasutatavad napid, vaata. Et ta viskas nagu üle selja. Siis tegi niimoodi. Oota, aga siis ta pühkis ju eest tahapoole ka ju, aga kui sa pühid eest tahapoole, siis tagant ettepoole. Tegelikult ma ei näinud täpselt, kuidas seda tegi, aga see võis kuidagi nii käia. Ei, aga kui ta pühkis sellega nii, nagu sa kirjeldasid, siis ta pühkis tagant ettepoole ja ettepoolt tagantpoole, siis need tagantpool bakterid lähevad ettepoole ju. Ja siis võib jumala palju haigusi tenkida ju. Võib küll. Ma ei küsinud seda, palju tal haigus on.
tegelikult no kui ta 120 kilo oli, siis tal midagi ikka oli viga. Nagu mitte selles suhtes peas, aga lihtsalt ma mõtlen füüsiliselt nagu, tal oli mingi haigus järelikult. Stress ja depressioon. No jah, stress. No see on üks viis, kuidas nagu nii, no see on kõige see on nagu viskad lihtsalt rätiku üle pea, üle selja ja hakkad pihta. Niimoodi ma isiklikult ei tee, aga nagu ma tõusen pisti, ma olen proovinud, nagu istun, ma olen proovinud, aga see on nagu, ma ei tea, mulle ei meeldi. See nagu, sul ei ole kontrolli enda käe üle, vaata, sa pead käe nagu vetsupotti panema sisse, vaata, see on rõvedam. Aga Kauri, kuidas sa oled, tõuseb püsti või? Kauri ei tõuse püsti. Kauri ei pühigi. Miks sa tahate teada, kuidas ma pühin? Sa istud siis... Arv mingi kuidagi ühe kannika peal, vaata niimoodi. Noh, kuidagi. Ma ei tea, ma isegi pole mõelnud. Ma võin filmida sinu jaoks järgmine kord. Aga kas sa näidata, kuidas ma täpselt kas sa situd niimoodi, et sul tuleb junn otse välja, et see peagi pühkima, et see nagu ei saagi mustaks? Ei, seda mitte. Kuulge, aga teate neid... See läks mikker ära jälle. Isegi ei teinud mitte... ma olin juhtmeel jalaga peal vist. Nii, nüüd on tagasi või? Jaa, on tagasi. Jälle läks ära. Ühesõnaga, nüüd kuuled või? Meil on sponsoreid vaja, et uus mikker. Uus juhe vist, juhe viga pidi olema. Et need, noh näiteks mul õde käis oma mehega kunagi Tais ja Baalil ja seal kandis. Ja seal ei pühita üldse, vaata seal pestakse. Ja siis kui nad tagasi tulid, siis oli see, et miks te üldse ühite perset? Pesta on kõige parem ja nii edasi. Ma tulin samamoodi Hiinast tagasi. Ja siis ma läksin neile külla, siis nad ostsid ekstra minu pärast, ostsid vetsupaberi. Ja noh, et aga miskipärast aasta-2 see kestab ja nüüd jälle pühivad. Ei pese. Ma saan aru, kui sul oleks kodus vaata bidee, meil on kodus bidee Tartus, see mis peseb ise. Aga seal vist see veesurve koht, see on ummistunud ja vett ei tulegi. Issand, teil oli üldse mingi high-tech vetsupott. Ma tean, mu isa ostab iga mingi 2-3 aasta tagant uue prill-laua, see mis 200 eurot maksab. See on see, et ta seal valgusti, siis tal on veesurve, siis seal on kuivati ja UV-valgus ka vist. Ja istmesoojendi ka. Nagu see, et see oli nuppe täis. Ja siis sa lähed sinna, ta nagu automaatselt peaks üles tõusma. Aga vaat sellisel juhul ei ole vaja pühkida. Aga ma pühiks ikka. Tavai. No see ei olnud muidu see küsimus. See sai lahendatud. Aga see ei olnud see vastus, mida ma eeldasin sellele küsimusele. Rivo tahtis lihtsalt rääkida sittumisest. Jah, lihtsalt korraks. Aitäh sulle. Me saime vähemalt selle jumal tänatud, et me saime selle küsimusega ühele poolele. Aga nagu mingi halb harjumus nagu, mida sa teed. Kas Rivo, sul oli mingisugune süke probleem, et sa elas pikalt üksi ja siis tuli sulle naine majja ja siis ta ütles, et niimoodi enam ei tee. Noh, mingi asi, vaata. Mis oli sinu harjumus, vaata? Ja ütles, et ei, Rivo, nii me küll enam ei tee. Okei, see on ka noh, mis parem. Näiteks? Ei, see on parem küsimus, jah. Jaa, no eks ma arvan, et ongi nagu mul alati Inglismaal elasin tiinekas saati. Mul nagu süke nagu halb kombe, et suitsetada ja teha nagu suitsetada tubakat ja eks see veel veidram tubaka variant, mis meil on see roheline ravimtaimed. Ja see on nagu sammal. Et jah, seda on nagu jah. Samla suitsu tahtsid teha, jah. See on süke asi, mis ka rikub inimeste suhteid ära ja seda põhimõtteliselt olengi lõpetanud praegu, et see on nagu jah, see oli aastaid olnud süke nagu teema minuga, keegi ei tea, ka tegelikult keegi ei tea, ma teen vahest moffi, et jah, see on nagu süke nagu loll kombe. Ei ole hullu, meil on ainult ju mingi 5 kuulajat ju. Tessi podcast, mäletad? Kauri. Me võime kõike rääkida, jah. Ja siin on kõik, siin on avatud, mitte miski ei lahku siit ruumist. Jah, see ongi lihtsalt see, jah, et see on süke nagu halb, sükene, sõltuvus ka, eks ole, suitsetamine. Et jah, proovin olla parem ja mitte seda teha. Ja
ühtegi muud asja ei ole nagu, et jalatsitega ei tule koridoris nii kaugele, võtad kohe seal ära jalatsid. Jah, noh. Sükseid asju polnud? Mitte eriti. Sa olid nii korralik ja tubli poiss. No kohe alguses võtangi nagu jalanud kohe ära, kui ma tuppa jõuan. Et natuke koridoris väga ei tohi üldse trampida sitasta jalanõudega, eks ole. See on Eestis ju given, et sa võtad jalanõud ära. Aga Inglismaal, mul tuli Inglismaalt sõber külla. Lihtsalt jalutas jalanõudega ringi. Korteris ma nagu normaalne. Pärast lihtsalt nühkisin laminaati seal. Viskasin vaiba ära. Sa ei julgenud öelda ka, et ei, ma olin nagu sensuil. Ei, sa oleks pidanud jälle tegema seda, vaata, et paned selle veeklaasi, vaata, paned põrandale ja siis lased tal ümber ajada ja siis ta ise koristab. Jah. See oli üks bitt ka. See on üks vana bitt, mis mul on olnud ja mis ma ei ole hiljuti teinud. Ja kurat, on päris palju asju ja tegelikult nagu nõudepesumine, eks ole. Jätad vaid seebis, et mingi seebi mull on seal, vaata, et nagu tere, mis sa teed? Sa ei oska nõusi pesada või? Aga kas sa oled siuke räpane inimene rohkem või? Kas sul on korter nagu tavaliselt sassis või sa oled pigem nagu see, kes koristab igal võimalusel? No ma arvan pigem sassis, aga hiljuti ka koristasin kõik. See võtab nagu suur jõud mu sees, et seda korda teha. Et alguses, kui ma kolisin korterisse, siis ma olin juba hea, nagu ma kogu aeg koristasin ja nagu tegin kõik korda. Aga lihtsalt nüüd ongi see kogu stand-up ja see töö ja nagu muud asjad. Lihtsalt ei viitsi kodus nagu mitte midagi teha. Ja see on see talv ka, see on see talv. Talv külman õues ja pime ja... Toas on soe sul? Ei, tegelikult ei ole, jah. See rõduuks laseb läbi veits külma ja kui mul on asjad seal radika ees ka, siis väga korter soojaks ei lähe. Mul on full saun. Kauri, kuidas sul on koristamisega? Täna just koristasin üle pika aja ja näed, mis juhtus. Jooksin riiulile otsa. See on haige, sest et ma täna mõtlesin just, et kui ma tulin takso peale, vaata, ühikas, siis ma mõtlesin korraks, et ma ei vaata üldse trepi astmeid, et mul on siuke tunne, ma panen kohe pikali ja ma kukun vastu nägu ja mul hakkab verd jooksma ja ma tulengi niimoodi vaata podcasti tegema. Ja siis ma mõtlesin, et mis ma juba räägin kõik näovigastuste kohta, teen nalja, vaata, Kauri küsib, vaata, et mis juhtus. Jah. Ma päriselt mõtlesin. See on nagu keegi lõi sind karikaga vastu. Ma mõtlesin ka, et... See on tema cover story, ma jooksin. Kes see jookseb riiuli otsa, vaata? Ma arvan, see on nagu mingi muu lugu seal taga. No tegelikult ma isegi jooksin, ma lihtsalt panin niimoodi. See on nii lambik. Lapsed lõid näkku, sest et issi, sa teed rohkem podcasti, kui sa oled kodus. Kuule, aga tegelikult ma pean aus olema siin podcastis. Sa küsisid koristamise kohta ja mul ei ole hästi selle koristamisega. Ma tean, mul sõbrad kuulavad ja kui ma praegu ütleks, et ei, ma täiega koristan, siis nad pärast kirjutaks mulle, ütleks, et Kauri, sa oled kogu aeg üks igavene sitaratas olnud. Mida sa ajad? Ja mul on kogu aeg lapsepõlves oli ka tuba sassis. Oligi see, et lihtsalt asju täis. Asju oli rohkem, kui oli ruumi tegelikult. Ja suht raske oli koristada. No ja ma ei tea, praegu õnneks on parem. Tegelikult on sellepärast parem, et mind pole väga kodus. Siis on see, et tuba ei lähe sassi lihtsalt. Mul vahepeal 2 nädalat lapsed ei käinud maal. Tuba oli kogu aeg korras, ei pidanudki koristama. Ja siis tulid, ühe päeva olid ja vaatasin, pers. Ma olen nagu koristaja, ma olen nagu oma laste järgi koristaja, lihtsalt nagu 2 tunniga on tuba täiesti kaos. Kusjuures mul on täpselt sama asi, kui ma olen Tartus, iga kord, kui ma olen Tartusse vanematele külla, ema elab vaata 3-korruselises ridaelamus täiesti üksi on ja talle meeldib koristada, ta kogu aeg koristab, kui tal vaba aega on, nagu tal ei ole lihtsalt vahepeal midagi muud teha. Iga laupäev on nagu tavai, teeme suur puhastust nüüd. Ja siis nagu iga kord lähen sinna, siis kõik tekid ja need pealis, mis iganes coverid, kõik on nagu ilusti pandud, iga korrati nurk on ka täpselt on ja siis ma olen seal umbes 2 tundi olnud ja siis on rinnahoidjad seal, mingid korrati
taldrik, mul läheb eesti keel meelest ära, taldrikud on seal, mingid kausid, läpakakotid, kõik riided on segamini nagu segas oma suvila, vaata, iga kord. Aga ta hea meelega koristab peale seda nagu uuesti, kui ma ära lähen. Ta ei vingu enam vähemalt. Minu ema pole kunagi minu järgi koristanud. Mu emal Never. Ennem ta nagu peksab mind, kui see koristab. Kuidas sul ema koristas sinu järgi, kui sa laps olid? Jah, koristas minu järgi küll, jah. Ma olin suht nagu spoilt väike, ma olin viimane poeg ka. Ja Busy baby. Et ma ikka keerasin kaka kokku. Ma joonistasin isegi üks päev, kui ma olin väike. Ma joonistasin seina peale pastakaga. Ma tegin vildikaga. Ja mingi vildikas pastakas, eks ole. Ja sealt ma sain korralikku. Võttis kõrvas kinni nagu vana nagu Ida-Viru Kiviõli ema, eks ole. Tuli tal see tagasi sisse see geneetika, eks ole. Et viskas mind tagaaeda, telliskivi seina müürid, vaata, lihtsalt see oli Inglismaa, vaata. See kõik oli nagu telliskivi müürid ja kuradi asfaltpärand. Ja seal ma palju jalu seisin seal. Ma ei tea, kui kaua. Lihtsalt vaatasin lihtsalt telliskivi seina ja nokkisin sipelkaid sealt seina pealt ma. Ja siis korjasin tigusi vahepeal, nagu ma leidsin mingi, lisati mind sinna tagaaeda, see kuradi uks pandi kinni lukku sinna ja ma ei saanud tuppa. Ja ma sain ikka päris karistatud oma tegevuste eest, kui ma väike olin. Wow. Ja, see on jah, siuke nagu Ida-Viru. Oota, nüüd see on juba Ida-Virumaal või? Kõigepealt oligi Ida-Virumaal, siis läksite Inglismaale. Õigus. Ida-Viru naine Inglismaal. Ja, et ma ei tea, mis naabrid mõtlesid vahepeal, miks mingi väike laps seal tagaaias passib üksinda. Politsei ei kutsutud kunagi või? Ei julgekski, nagu politsei isegi ei julgeks tuppa tulla. Aga sul on muidu politseiga oli väiksena mingeid jamasid ka kokkupuuteid? Oli küll, jah. No nii. Mul meeldis üks tedruk ja siis me kukkusime välja, siis me norisime, hakkasime, nad olid hästi palju õed ka ja need olid tegelikult kõik nagu ginger tegelikult. Ginger, vaata see pea, see juuksevärv, eks ole. On ju ginger? Yeah. Punapead või? Punapead, aha. Aga mitte nagu punane nagu ginger, eks ole. Orange, jah. Okay. Ja siis kukkusime kuidagi välja ja siis ma hakkasin norima neid. Ja siis tema suur vend tuli. Kus te välja kokkusite? Ma ei saanud aru. Me nagu, meil oli nagu, fell out, jah. Me nagu läksime tülli, jah. Kukkusite. Ma olin nagu, kust? Me kukkusime välja, jah. Läksite tülli ja sa hakkasid norima? Ma hakkasin norima neid ja siis tema suur vend tuli. Võttis mind keset tänavalt krottis kinni ja viskas mind vastu seina ja tere. Ja siis nagu attackis mind, eks ole, ja siis kutsusin politsei. No mina ei kutsunud, mu ema kutsus ja siis mul oli väike nagu see vilin kaasas kogu aeg taskus, mis anti mulle. See rape whistle või? Jaa, see mingi, paned nagu vajutad nuppu, siis nagu teed mingi alarmi, vaata. Nagu kes see reageerib selle asja peale, keegi mõtleb, et kellegi lihtsalt maja või midagi piniseb või midagi. Mul oli see kogu aeg taskus ja ma kogu aeg vaatasin seda venda nagu kus ta on. Aga siis ma läksin politsei autosse ja näitasin politseile, kus nad elavad. Ja. Aga siis selle lugu lõpp ongi see, et ma pidin ise nagu tegelikult nendele kirjutama paberi peale vabanduse kirja selle eest. Et sa norisid? Jah. See lõppes sellega? Jah. Et see politsei tegeles minuga jah niimoodi, et me läksime selle perega rääkima ja need ütlesid seda, et sa olid tegelikult nagu, sa norisid neid või midagi nagu, ütlesid halvasti kogu aeg koolis midagi. Ja siis ma pidin ise kirjutama. Ma ise põhimõtteliselt kutsusin politsei ise enda peale. Et jah, siuke väike. Ma mõtlesin, et sul on nagu kokkupuuteid politseiga nagu, et sa oled ise midagi teinud. Jah, seda ka, aga ei ole kinni püütnud mind. Käisime suht tihti noorena joomas rannas ja seal politsei kogu aeg on actionis, kogu aeg näeb. No me panime asju ka põlema rannas, eks ole, siis politsei kohe näeb kaugelt, et midagi põleb ja mingid tatikad hängivad seal. Ja siis need ajasid meid taga tänavates. Sõitsid nagu autodega ja tulid autodega välja ja proovisid meid nagu kinni püüda.
ja siis ma mäletan, ma olin ühe paksema sõbraga koos ja siis ma näen, ma jalutan, panen just joogi seljakotti sisse peitu ja siis tuleb ümber nurga üks politsei naisterahvas ja siis oh you, what's up, in your bag on midagi karjus mulle. Ma lihtsalt keerasin nagu 180 kraadi ja läksingi mingi alleyway'st, hakkasin lihtsalt täiega pasaga jooksma. Ja siis ma vaatan taga, mu paks sõber proovib auto alla ronida. Et nagu, et politsei jookseks temast mööda. Ma näen, et nägid teda ja tõmbasid tema sealt auto alt välja. Ja siis ma lihtsalt ikka panin jooksa mingi ikka 5-6 kilti lihtsalt kuskile metsaparki ja siis läksin koju nagu mitte midagi juhtunud. Tore päev. Et on olnud väga palju jooksmiseid, aga ise ei ole vahele jäänud. Muidu ma olen väga halb jooksja, nagu jooksja, see on sõna. Et ma olen halb jooksja. Koolis kuskil klassis peame mingi maratoni jooksma, ma olen nagu ülihalb jooksja. Aga kohe, kui politsei ajab mind taga, siis ma saan ükskõik, siis on adrenaliin sees, vaata. Ja siis on adrenaliin, siis ma olen hästi hea jooksja. Siis ma saan nii kaugele jooksta, kui võimalik on nagu. Aga jah. Siis ma viskasin kotti ka üle kellegi tagaaeda, kus olid joogid ja isegi minu matemaatikakalkulaator oli seal kotti sees ja minu koolitöö ja siis ma läksin järgmine päev üle aeda nagu ronima, nagu seinta müüride peale ronima, otsima oma seljakotti, aga ei leidnud. Ja, et see oli jah, siuke väike seiklusloo. Mis sa emale ütlesid siis? Kuhu kott kadus? Midagi. Mina ei rääkinud midagi. Okay. Ma olin vait nagu sukk. Mul oli mitu seljakotti ka selles mõttes. Aga jah. Rikas poiss. No eks mul olid erinevad trennikotid ja asjad, mis ma sain kasutada. Aga jah. Politseiga ikka on olnud ja natuke jama. Aga õnneks ma olen kiire poiss. Piisavalt kiire. That's what she said. Ma ootasin seda momenti. Aga Kauri, sul on olnud politseiga mingi jama? Jah, liiga palju. Jah, mul oli üks jama, mul on väga palju politseiga kokkupuuteid olnud, aga üks jama, mille pärast on nagu tohutult piinlik, on see, et kuna meil on maakoolis, kus nagu tulid need huligaanid, linnalapsed tulid maakooli, siis põhimõtteliselt kogu aeg oli mingi jama, vaata, keegi nagu noris kedagi, keegi peksis kedagi ja siis õudselt vinge ju, kui on mingi kaklus. Minul oli see telefon, millega saab filmida, vaata. Siis mina alati filmisin neid kakluseid. See oli nii äge, panin YouTube ülesse. Viira koolis kaklus. Jõhkrad tuleb vaatama, see kui mingi kaklus ülesse YouTube. Ikka veel püsti ka või? Ei ole. See oli kohe nagu mingi paar päeva oli üleval ja siis õpetajad said teada, et see video on üleval ja siis, et Kauri, et meie kooli maine saab kahjustatud, kui see video on üleval. Mis kuradi maine, meil on mingi alkohoolikud on koolis. Aga mis maine, et hoiate siin. Aga jah, igasugu kaklusi filmisin ja siis ühe video peal, kuna ma ise läksin ka sarti, vaata, ütlesin ka, vaata, pane veel, vaata, karjusin kaamera taga. Ja siis kutsuti politsei ja siis, kuna nad teadsid, et mina filmisin, siis võeti mul telefon ära. Ja siis ma pidin, telefoni sain niimoodi tagasi, et siis andsin selle mälukaardi politseile ja sain telefoni tagasi. Ja siis pärast kutsuti mind ka ütlusi andma ja siis politsei küsis, et seal videos on kuulda mingi hääl, kes ütleb, et pane veel. Et kas see olid sina? Siis ma ütlesin, ei, mina ei olnud mitte midagi. Ja nüüd on niimoodi, et sinu hääl on nii äratuntav isegi Miikali selle podcastis, et kas oli Kauri Sossi? Sul on nii minu arust siuke ainulaadne hääl, mille nagu peaks kohe ära tundma. Ja, aga ma valetasin politsei. Kuidas sa saad vahetada? Ma lihtsalt, ma ei saa, ma olin viisakas poiss, ma ei saanud öelda, et ma ütlesin, pane juurde. Ei, Kauri on minu arust see, et kui ma esimest korda tuttavaks sain temaga, ta jätab siukse üli pai poisi mulje, vaata. Nagu ta ei teeks kärbsellegi liiga, vaata. Ja siis sa õpid Kaurit tundma. Ja siis tuleb nagu sibula, vaata, kihtide alt tuleb mingi, mõtled iga kord, et Jesus Christ.
siukene ohtlik, ta on nagu veel hullem kui Dan ja Mait kokku panna. Huligaan ju, täiesti. Puiatusse ära. No vaata siis... tema pead, vaata. Käisingi peksmas. Käis kasklemas mingi riiuliga, sai ikka mulli. Ja no siis, alkoholiga, siis ma juba vanem, mingi 16 või. Et jõime ühikas ja siis läksime autoga kuskile bensukasse juurde tooma alkoholi. Kõik alakad autos, siis mingisugune täisealine oli roolis ja läks raudteest üle niimoodi, et ei jäänud pidama seal. Ja siis politsei võttis kinni, vaatas, alkoholilõhnad autos, pani kõik alakad puhuma ja siis kõik saime trahvi. No, ma käisin ka ükskord ülekuulamisel politseijaoskonnas. Nii põnev oli. Sest et me käisime mingil sõbra sünnipäeval ja siis ta vist lõi endal käe akna, mingi teise korruse suurelt aknal lõi käe puruks endal või täiesti nagu mingi luumurd või midagi. Ja siis kiirabi tuli kohale ja politsei tuli kohale ja siis keegi vist tegi ketamiini seal või midagi. Ja siis keegi sõitis purjus peaga ja keegi sõitis koksis peaga ja mis iganes. Ja siis toimus seal vist mingi kaklus või midagi. Vabandust, see oli teine pidu. Ma käisin kunagi ühel peol. Sorry, see oli üks teine pidu. See on nii tõsi moodi. Sinna ei tulnud politsei. Selle osa me lõikame välja. Ei. Muideks, mul oli ka üks ülekuulamine. No räägi nüüd. Mul oli üks... Ahaa, sul oli ka. Räägi, mis lugu see sõuke oli? Üks poiss korraldas pidusid enda farmis teisel korrusel. Tal oli mingi farm ja siis teisel korrusel ta ise ehitas seal mingisugust klubi endale, mingi maakate värk 2016 on ju. Ja ta tegi Facebooki üritusi, nagu kutsus mingi hästi suure nagu inimesi kokku. Ma ei oska ise ka rääkida. Vaat see on see, et sa Triivaga liiga kaua ühes ruumis, siis sa ei oska ise ka enam rääkida eesti keelt. Ja siis keegi läks seal kaklema ja siis mitte midagi keegi aru ei saanud ja siis ma pidin, ja siis väidetavalt minu nime mainiti ka, et ma olin ka koha peal, aga ma kaklust ei näinud, aga mind ikka kutsuti ülekuulamisele, sest et keegi vist peksti haiglasse või midagi. See oli suht lahe, aga ma pidin eraldi Jõgevale sõitma selle jaoks. Ma ei tea, miks Jõgevale. Sellepärast, et see ei toimunud Tartu maakonnas, see oli juba Jõgeva maakonnas, aga see oli Tartule lähemal kui Jõgevale. Ja ma pidin Jõgevale spetsiaalselt, mu isa viis mind kohale ja siis vaata, kuna mu isa teab vaata politseid ja kõiki, või ta on tuntud vaata. Su isa on mingis mafias sees? Ei, mu isa on kohtuarst. See, kes vaata lõikab. Okay. Ja siis ta teab hästi palju politseinikke ja Jõgeva politseijaoskonda teab ka ja siis ta viis mind sinna ära. Oli nagu, et ma toon oma tütre ülekuulamisele ja siis läks sinna ja rääkis selle registratuuri mutiga juttu seal nii ka viskas nalja vaata nii ka kuni mina tunnistusi annan. Kas sa valetasid ka? Ei, ma ütlesin lihtsalt, ma ei näi mitte midagi. Ei näinudki midagi? Ei näinud. Seda ei võid telefoni söönud. Ma isegi mäletan vist, kes Ei, ma mäletan isegi, kes lõuga sai vist. Ta oli terve aeg telos. Ei, see oli 2016, siis me ei olnud telefonis. Pime oli lihtsalt, see oli õhtul, vaata, suveõhtul kunagi. Ja siis annad 2 kuud hiljem, annad tunnistusi või kuu aega hiljem. Nii palju oleks võinud isa oma tütart ikka tunda, et ta ju teab, et sa ei mäleta kunagi midagi. Ei, kui suures mäluprobleem on nagu viimaste kuude probleem. Mul on mäluprobleemid ja migreenid viimasel ajal. Ma arvan, ma hakkan surema midagi sükest. Vaata öeldaks, et 27 on nagu viimane vanus, vaata, kus sa võid legendina veel surra ja siis edasi on nagu alla käik, vaata. Sa oledki viimasel palju vett hakanud jooma, et see on ka üks märk, vaata, kui inimene hakkab surema, ta hakkab palju vett jooma. Ei, või on lihtsalt energiavett. Riivo, vana sa oled? 25. Sul on 2 aastat veel aega siis. Sa saad karjääri teha. Jah. Mul on 5 aastat. Kauri on juba maha maganud. Mul on jah, läbi ammu. Parim aega möödus. Jah. Kuule, lämme maigile? Vara veel. Tahtsid veel midagi rääkida? Aga me võime jooki teha enne. Mina ennast kirja ei pannud tänast. Sa saad niisama sisse, sa saad meie suur juht ju. See sinu maik, see ei peagi kirja panema. Jah.
sa võid kõik öelda kõigile, et keegi ei saa spotti. Ma teen täna tund aega. Ma teen nagunii mingi 3 minutit või 4 minutit, ma ei tee kaua. Ma lihtsalt teen midagi jälle, mida ma eile tegin failis. Lähme röstime. Kusjuures, see ei ole üldse Rivoga seotud, aga see on minuga seotud. Ma tahtsin teilt küsida, et kas see on nagu normaalne, ma tunnen viimasel ajal, et ma nagu vaata alguses tundus see stand-up nagu kuidagi lõbusam ja toredam ja nüüd on nagu see, et ma tunnen, et ma ei ole enam naljakas ja mu naljad ei ole enam naljakad ja ma nagu, mul pea valutab mitte sõna otseses mõttes, aga mu pea valutab, sest mul ei tule enam naljad välja, ma nagu tunnen, et ma olen sitcomic. ChatGPT ütles, et see on just see aeg, kus ongi see, et inimesed loobuvad, vaata, siis nad saavad aru, et nad on sitad, aga et see on just minu aeg nagu, kuna see on hea asi, kuna ma sain aru, et ma olen sitcomic. Et see on nagu, mulle jõudis see kohal, et see ongi see nüüd, kus ma hakkangi ülespoole minema või nagu, mis te arvate? Ja see ongi nagu see honeymoon phase on ja honeymoon phase on läbi nagu. Ja, nüüd on all fallen apart. Nagu ma tunnen ennast nii, nagu ma ei taha maik, või nagu iga kord, kui ma nüüd maike teen, ma olen nagu fuck, aga rahval ei lähe peale, nagu pekki ma pean 6 aja pärast 5-minutilise seti nagu tegema, hea seti vaata naistepäevaks, esimene show piletiga. Ja ma nägin, jah. Esimene show piletiga. Nagu, okei, sitemal juhul ma teen selle sama, mis me show'l teen, on ju, aga ikkagi vaata ennast jääb häirima, et nagu kas ma ei suuda paremat materjali toota, vaata. No minu meelest sinu praegune open mic'i 5 minutit on kindlasti parem kui 3 kuud tagasi. See on lihtsalt enda tunne, vaata, et ma ei ole nii hea. Ei, aga ma reaalselt, ma tunnen ennast sitemini kui enne. Nagu... Ja, no see käib lainetana, vaata. No. Vahepeal on seda elevust, vahepeal ei ole. Äkki sest on talv lihtsalt, peame talve ära ootama. Ja, kui hakkab päike paisma ja on soojem ilm, siis ma arvan, et... Sest praegu on nagu siuke tunne ka, et fuck, ma pean uut materjali hakkama kirjutama, see tundub nagu kohustus rohkem, vaata. Aga siis ära kirjuta pigem. Mina on teinud nii, et kui ma ei taha mõelda, mis ma maikil teen, siis ma ei mõtle. Ma tulen maikile lihtsalt varem, lasen ennast teisi poolde panna. Esimene tund aega vaata, mida teised teevad. On ju? Vaata nagu ise maiki. Ja siis läheb tuju ülesse. Ja tekivad mõtted. Mul kusjuures tekib nagu paranoia, kui ma teisi vaatan, siis ma nagu fuck, nad on nii head, aga samas nagu kõik on nii kaua teinud ka juba. Jah. Sa ei saa nagu võrrelda samas. Aga veits pead ka, sa ei taha väga palju sitem ka olla. Sorry, mul oleks energia nüüd tulema. Ja said mure ära rääkida, nüüd läks paremaks kohe. Ei, mul lihtsalt tuli meelde see. Ja ma tahtsin just teiega arutada seda täna. Teie käest küsida. Päriselt. Rivo, sul on ka nüüd mõõnaperiood, kus ei viitsi teha. Jah, kogu aeg on tegid. Algusest peale. Kohe algusest. Ma ei tea, mul jopas sellega, et mul oli kohe 5 minutit esimeses maigis olema. See sound sõltu sinep, eks ole. Ja seda ma tegin nagu aasta aega. Nagu ikka päris pikalt tegin. Ja seda kui sa ei anna alla, sa arvad, sul on nagu set paigas tegelikult, aga kui sa teed seda nagu veel ja veel mitu kuud, sa lihtsalt kogu aeg leiad mingit väikest asju, mida sa saad alati lisada juba, et äkki ei olegi loogiline praegu, et täiesti mingi uut materjali teha, lihtsalt tee oma vana, aga lihtsalt vaata, äkki sa saadki nagu veel nagu asju sinna sisse panna. Võib-olla probleem ongi selles, et mul on nii palju bitte tehtud, vaata, nii palju erinevaid sette, vaata, ma olengi segaduses, ma ei teagi, mis toimib. Jah. Ma olen 6 kuud teinud ja liiga palju bitte, erinevaid, väga erinevad teemad ka ja siis on probleem on see, et punchline'id ei ole kõigil head ja siis on premissid ainult, sorry, ma ei räägi terminid praegu ümber, ma ei viitsi, aga saad aru. Ja kuidas mina teen ligipääsetaval või tuuridel ongi see, et ma ehitan ennast üles nagu. Ma alustangi täiesti nagu nullist ennast, nagu kus ma pärit olen, kes ma olen, mis ma nagu loor on see tagalugu. Ja siis, kui sa oled tähele pannud, siis läheb natuke see set aega edasi, 5 minutit on läbi, 7 minutit on läbi, siis ma hakkan mingi veidratest asjadest rääkima. Siis mul nagu lugud täiesti pööravad ära, vaata. See nagu, sa pead ennast üles ehitama. Ja open mic'il ongi, sul on nii vähe aega. Ma eile ka proovisin lihtsalt mingid uued beatid proovida täiesti pommis. Ma hostisin ka, sest mul ei ole seda aega, et ennast tutvustada, seda publikut nagu mõtlema panema ja siis hakkan nagu mingid veidraid asju rääkima, eks ole. Et see ongi raske, jah. Aga ma arvan, et ongi loogilisem teha oma vana bitte ja lihtsalt neid nii paremaks teha, kui saad.
see oligi lugeja küsimus täna. Ei, ma tahtsin öelda, et Rivo saab seda rääkida, et oma lugu mingi, et kust ta tuleb ja see on huvitav, sa tuled Inglismaalt, see on juba huvitav. Aga sul on ka samas. Sa ei oska rääkida, vaata, see on nii põnev kuulata, kuidas sa 5 minutit räägid ja sitta ka aru ei saa. Ja, aga kui ma hakkaks rääkima, aina, et sündisin maal, kündsin traktoriga põldu. Kui ma nägin sind esimest korda laval ja sa ütlesid, et sa oled maalt ja sa ütlesid, et sul on see hääletoon, saad aru, ja sul on see hoiak. See läheb kindlatel inimestele. Ma ei tea, sul on ka karakter, sul on ka oma, Rivol on ka, ja teil on mõlemal nagu väga tugevad nagu selles suhtes isiksused, mida ei saa kopeerida. Nii et ma nagu, seda ma ütlesin sulle mitu kuud tagasi ka, et pane kraade juurde, mine veel hullemaks selle maaka teemaga, sest see on sinu asi, see on sinu rida. See on sinu nägu, see on sinu hääl. Ja kui keegi kuulab praegu meie podcasti ja arvab, tuleb ka maalt ja hakkab maike tegema, siis ära tule. See on minu ala. Ja kui keegi tuleb Ida-Virumaalt, kes kolis Inglismaale, kolis tagasi Eestisse, ärge tulge. See on võetud juba. Jah. Ja ükski punapeaga ei tohi tulla enam. Siin on olemas juba. Nii, aga ma ei tea. Tõmbaks otsad kokku, Aga mõtleme, mis me lõpetuseks veel mis Rivo tahab midagi kuulatele jätta meeneks siia? Ongi see, hoia silmad peale. Komeedia ainult suuremaks läheb Eestis ja kuuleme, paneme hullu siin. Me oleme kõik algajad. Tule ka proovi, hea meelega saada mulle DM-i Rivo Roost Instagrami. Annan sulle kohe spotti open mic'ile, tule ja tee. Kui sul on juba see mõtte peas, et sa tahad tulla ja proovida olla naljamees või naisterahvas, siis tule kindlasti. Naiskoomikuid võiks ikkagi rohkem olla. Muidu see jääb kipitama su ajusse ja siis sa pärast kahtled, et ma oleks seda teinud. Et Eestis on lihtne ka spotti saada ja ei ole hullu midagi. Veel. Jääb kripeldama, mitte kipitama. Jah, kipitama või kripeldama. Kui ma oleks parandanud terve aeg Rivos neid väljaütlemisi, meil oleks podcast 3 tundi täna Ta ei õpi ka kunagi, sa parandad teda, ta ütleb järgmine kord samamoodi kipitama. Vahet ei ole, tegelikult ongi hea, kui Rivo ei õpi ära, vaata. Tal on nii. Ta teab küll, kuidas õigesti öelda, ta ütleb meelega unast. Ei, ma ei tea midagi. Olgu, Kuule, aitäh sulle, Rivo, et tulid. Aitäh, et tulid. Veel parem, et ära... See oli nali. Sitt nali, aga... Okei. Ma arvan, et varsti näeme jälle stuudios. Väga hea, väga lõbus oli. Aitäh kutsumise eest ja ma loodan, et oli kuulamisväärt ka. Ja me ei oska lõpetada. Martin tavaliselt lõpetab. Martin teeb nii, et selline saigi meie tänane kolmikpauk. Mina olen Kauri Saasi, tema oli Tess Vaas ja see oli kolmikpauk. Ja see oli Rivo Roost ja jälgige meid sotsiaalmeedias kolmikpauk, @kolmikpauk, @Rivo Roost, @Kauri Saasi, @Martin Laasik, keda ei ole siin, ta on mõtetes. Ja Endla Kraft Puskari ajamis. Ja delikatessuga. Väga palju ätte on. Jah, võt. Davai, peace out. Päris hea sai, ma arvan.